No ütle, mis sa ütled, aga minule need paberkaardid meeldivad. Et annab kuidagi paremini pildi ette sellest, kus oled, kuhu lähed, mis ümberringi on. Kuidagi mina tajun nagu asja paremini, et igasugused virtuaalsed kaardid on nagu head sõitmiseks. Aga aeg-ajalt on vaja nagu ka paberit või mina tunnen, et mul on vaja. Ja praegu ma olen Malagas, kell on siin veel vähe, tegin hommiku paar tundi linnas jalutamist ja nüüd ma liigun Marbella poole. Et seal ma olen pannud endale sihtkohaks Mercadona, et on vaja natuke toitu osta, Tuukril sai söök otsa ja siis vaatab edasi. Et Rondasse ma tahan ka minna, aga sinna ma lähen tagasi teel ja siis ma tahaks kindlasti minna sinna Euroopa siia kohta ka veel. Aga noh, vaatab, kas jõuab, et kui saab, siis tahaks sõita ikka Portugali piirini välja ja siis tuleb sealt ridapidimisi tagasi. Marbellas läksin ma kohe Mercadonasse ja ostsin endale vajaliku söögi ja koerale toidu. Noh, ja siin on siis näha, kuidas läbu kõik laiali on ja Tuuker juba jagas ära, milline seal tema osa on. Marbellas läksin ma randa, esialgu oli küll plaan nagu vanalinnaga tutvuda, aga siis ma kuidagi tundsin, et ei viitsi, on neid ilusaid linnu nähtud juba küll. Ja läksin siis randa, seda soovitas jälle Park for Night. Et siin kohe parkimiskoha kõrval oli vets, ööseks see vets pandi kinni või no mis ööseks, tegelikult juba õhtu 6 ajal pandi kinni, et niipea kui seal kõrval olev pitsakeosk läks kinni, siis nemad panid ka vetsu kinni. Ja selles rannas siis tegelikult tohib olla ainult päeval autoga seal parkida ja mingite kämperite ja muude asjadega ei tohi, et ainult sõiduautoga ja siis ööseks peab ära sõitma. Ja ööse tegelikult politsei käis ka kontrollimas või sõitis nagu läbi sealt kohast. Rand oli väga ilus ja see rannariba kulges seal väga pikalt, aga nagu veestki näha oli ilm siuke natuke tormlev, aga tegime ikka oma jalutuskäigu ja koer oli väga rahul. Aga kuna ilm oli kehva, siis sai omajagu ka autos oldud ja mina võtsin pitsakeoskist selle reisi esimese pitsa. Väga hea oli. Tuuker sai kõik pitsa ääred, tema oli ka rahul. Tuuker sööb oma toitu, aga ta aeg-ajalt saab ikka mingisuguseid muid asju ka. Minu ümber olid mingisugused hästi suured ja uhked majad ja ülimalt turvatud majad, et kõrged aiad, tõkkepuud, hoovis igale poole suunavaid, hästi palju kaameraid, et see oli üllatav. Ühest majast tuli välja ka üks vene vanamees või vene keelt kõnelev vanamees, kes siis võeti auto peale, siis ma kohe nagu mõtlesin, et huvitav, kas see mingi oligarh või opositsionäär või mis tema teema on, et ta siin on just siukeses uhkes majas. Paratamatult mõte läheb lendu praegusel ajal, on ju, et vahest oli lihtsalt tavaline inimene sõpradel külas, et kes teab, aga jäi mulje, nagu ta tuli just oma kodust. Õige riietuse korral on rannas alati mõnus jalutada, isegi siis, kui ilm on vilu ja on tugev tuul. Et seal neid teisi koertega jalutajaid tuli ka ikka omajagu vastu ja Tuukril oli jälle väga kirev seltsielu. Et alati, kui mingi koer vastu tuleb, siis ma kunagi nagu ei tea, kuidas loomad omavahel reageerivad, aga seekord läks kõigiga väga hästi. Et mõnikord nad ikka urisevad ka üksteisega ja hauguvad, aga enamasti saadakse väga hästi läbi. Mina tal kunagi niiviisi vabalt joosta ei lase, ta mul alati rihma otsas. Noh ja siin siis ongi need majad näha ja need kaameraid oli igal pool hästi palju, et see just üllatas, et ma ei tea. Aga võib-olla see on just mingisugune kant, kus on kõrgem kuritegevus, võib-olla on asjad hoopiski niipidi. Noh ja siin ongi see tee, mis viib sinna randa, kus ma olin ja siis siin on ka sildid väljas, et millega sinna võib minna ja millega sinna siis minna ei või. Osades randades ja parkimiskohtades on kõrghooajal ja madalhooajal erinevad reeglid, aga sildid on ikka üleval samad, mis kõrghooajal. Ehk siis näiteks rannas, kus koertega jalutada ei tohi, seal madalhooajal võivad ikkagi inimesed jalutada koertega ja mingit probleemi sellest ei ole. Aga suvel, kui seal on päevitajad, siis ei ole see nagu mõeldav. Ja kohati on sama lugu ka mõnes kohas parkimisega, et kõrghooajal lihtsalt ei tohi seal teatud ajal olla, sest lihtsalt nii on ju, et muidu nagu ei mahuks. Kell on 1 läbi öösel, ma olen Malagas ja ma olen mingis rikaste elurajoonis, et siin on uhked majad ja tõkkepuud on igal pool ees ja siin samas umbes 100 meetri kaugusel on rand. Rannas parkida öösel ei tohi. Mina sõitsin siis 100 meetrit eemale ja
tulin siia, kus võib parkida. Ja nüüd tuli siis ka ära see, et koputati autole ja oli politsei. Aga siis mina tõusin kohe üles, ütlesin hello. Ja siis nad vist ei viitsinud võõraga nagu jännata ja läksid minema, et sõitsid sinna ranna poole, et eks nad siis mõne aja pärast sõidavad tagasi, et vaadatakse. Ega ma sügavalt poolt magama jäänud, sest ma mõne aja eest just lõpetasin raamatu lugemise ja ei noh, hea turvaline. Aga ära ehmatas hetkeks. Peale öiseid seiklusi ma sõitsin tagasi 100 meetrit sinna randa, tegin omale hommikusöögi ja nautisin olemist ning siis mingi hetk hakkasin sõitma edasi Tarifa poole. Et Marbella linna ma tegelikult nagu turismiobjekte ja muud taolist ma tegelikult ei külastanudki. Seal reisil on mul tekkinud uus komme hommikusööki snäkkida, et ma ei tee nagu võileibasid, vaid ma tükeldan lihtsalt võileiva asjad kuidagi valmis ja siis ma neid vaikselt nosin. Ja mulle tundub, et niiviisi on palju ägedam kui võileibadega. Tarifast olin ma väga palju kuulnud ja see oli üks kindel koht, kuhu ma tahtsin minna. Kohale jõudes ma muidugi olin nii vaimustuses, et nii palju on erinevaid autokodusid täiesti seinast seina, et mina olin seal oma golfiga, aga samas seal oli ka inimesi, kes olid veel pisema sõiduautoga kui golf. Ja samas oli ka suuri, ma ei tea, busse või mingisuguseid ka massilaadseid asju, mis olid koduks ümber ehitatud ja see oli nii vaimustav. Väga palju oli koha peal sakslasi ja oli tuldud just peredega, noored pered. Seal hulgas palju lapsi, mis oli hästi tore. Et nende lastel oli kindlasti seal ääretult vahva olla. Minugi naabrid olid sakslased, 2 meesterahvast, üks keskealine ja teine noormees. Väga mõnusad naabrid olid, et ei kurda kohe üldse. Et üks neist oli tulnud talvituma ja tema lahkus Lõuna-Saksamaalt, kus ta elab juba 8. detsembril. Ja tema algne plaan siis oli, et ta tahab mägedes matkata, aga mägedes oli sel ajal see jaanuari algus ja detsember oli siuke jahe, et siis ta vist jäigi Tarifale mõneks ajaks pikemalt. Seevastu teisel pool minust oli hipiväniga noormees, kes tegigi seda, milleks sinna Tarifale minnakse. Et tema siis oli, ma ei teagi, kuidas nüüd öeldakse, kitsurf või mis iganes on, kus mingi asi lendab õhus ja siis mingi lauaga sõidetakse. Et tema käis usinalt merel. Tegelikult see rannajoon on seal selline pikk ja lauge ja ma arvan, et seal sukast tõsisemad lainete möllu vast on mingi sügisel, et praegusel ajal oli ikka väga vaikne ja sellist head tuult oli vähe, et surfata või midagi vee peal teha, et jäi nagu nõrgaks. Tarifal olin ma siis 4 päeva ja kuidas ma oma päevasid sisustasin, ma lugesin palju, magasin pikalt ja iga päev ma matkasin kuhugi poole. Esimesel päeval ma matkasin rannas ühele poole, teisel päeval ma matkasin teisele poole, 3. päeval ma tegin seal mingisuguse metsatiiru ja 4. päeval ma siis käisin juba ka linnas. Tarifa linn on täiesti vaatamisväärsus omaette ja seda kindlasti tasub külastada. Sealne lahesopp on siuke pisem ja tugeva tuulega ja vot seal nägi tõelist, ma ei tea, surfi ja õhulendude möllu, mis oli ikka nii võimas, nagu nii võimsad, ma ei tea, õhussaltod ja mida kõike nad seal ära ei teinud, et lihtsalt vaatad suu ammuli. Et see oli väga vaimustav, mida seal lahesopis näha sai ja mis siin videos ka mõne aja pärast nähtavale tuleb, et need õhulennud olid ikka nii võimsad. Aga koha peal oli meeletult tuuline, et pidi vaatama, et nagu ära ei lenda, et kohe nii tuuline. Linn ise oli ääretult ilus. Tarifal oli mul algselt plaan olla 1 päev, maksimum 2.
aga Tarifa kuidagi võtab su endasse, et no vot siin ongi nüüd näha see väiksem auto, millest ma eelnevalt rääkisin, et see on pisem kui Golf ja näha on, et seal keegi elab sees. Aga tulles tagasi, et Tarifas on kuidagi, seal on nii zen olla, nii rahulik, nii mõnus, kõik need inimesed ümber, kes on, kõik need on ka, on ju, nendes autoelamutes ja see turvatunne, mis tekib ja sihuke kambavaim, et lihtsalt nii mõnus on. Ma ise tundsin muidugi, et seal tuleb peale ka sihuke laiskus, et jumal tänatud, et mul oli koer kaasas. Ma mõtlen, et muidu ma vist oleks ainult maganud, lugenud ja söönud, et poleks kuskile seal kõndinud. Aga koeraga tuleb jalutada. Nii et siis me seal kõndisime omajagu. Esimest korda ma nägin siin ka nii-öelda wildlife'i ja nägin ühte ussi. Et hiljem siis selgus, et see uss kasvab mingi 60-70 sentimeetri pikkuseks, umbes nii pikk ta nagu oligi. Sihuke pruun ja selja peal oli must või tumepruun jutt. Mürgine ta vist ei olnud, aga ikka täiega ehmatas ära, et oli, ma kõndisin maantee kõrval ja vot siin ta ongi. Ja siis ta oli nii-öelda selle maantee asfaldi ääre all. Ja mul oli koer ka kaasas ja jumal tänatud, et koer teda surkima ei läinud. Ja peale seda ma nüüd, kui ma olen kuskile läinud niiviisi loodusesse, et siis ma olen olnud kohe hulka ettevaatlikum, et endal on ikka sihuke mõte, et kõik need wildlife, et kõik see hoiab meist eemale, kuna me kõndides teeme juba nii palju lärmi, et nad lähevad ise eemale, aga kuna see uss oli seal maantee ääre all ja maantee mürises täiega, siis ma arvan, et selle maantee müra kõrval see minu tulemine oli täiesti mitte midagi. Tuuker õnneks teda üldse ei näinud. Vot siin ma olengi jõudnud linnas ja valge koer oli naljakas. Ta tuligi niiviisi, et rihm lipendas taga omanikku seal kuskil tal järele ei jooksnud, keegi teda ei kutsunud ja pani lihtsalt mööda tänavat edasi minema. Ja siin siis olid juba näha need vännid ja tulebki kohe see tore, mõnus lahesopp ja mulle tundub, et siin on tõsised tegijad. Ma ikka jälgisin neid jupp aega ja lõpuks ma sain aru, et nad sõidavad nii-öelda ringi, mingit kindlat ringi ja siis ühes kohas nad kõik hüppavad või üritavad õhku tõusta. Et jah, seal tegelikult on ka mingid siuksed kindluse moodi varemed ja on majakas. Ja mulle endale alati meeldib minna majakate juurde, aga seal olid väravad ees. Tegelikult võib-olla oleks saanud kuidagi minna ümber ronides mööda kive, aga kuna mul oli koer kaasas, siis ma selle mõtte jätsin kõrvale, kuigi ma nägin, et seal müüride vahel tegelikult oli inimesi. Tarifa linn ise on hästi roheline, hästi hoolitsetud. Roheline selles mõttes, et sinna on igale poole pandud mingisuguseid potitaimekesi, et siuksed majaesised, trepiesised, et hästi palju lilli ja taimi. Ja see tegi kõik kuidagi nii hubaseks ja nii armsaks. Üldse, kui siin linnades ringi liikuda, siis tundub, et hästi palju kaunistatakse. Et näiteks kui on akna ees on trellid, siis seal trellide ja akna vahel on teinekord kas mingid lillevaasid või on mingid lilled sinna tõstetud või trepi asemet sageli ka samamoodi kaunistatakse, et pannakse mingisuguseid potililli või mida iganes, et see kuidagi annab nii palju juurde ja teeb kõik nii hubaseks ja mõnusaks. Kui sealt vee äärest majade vahel ära sai, siis oli tuult juba vähem ja tegelikult ilm iseenesest ei olnud nii hull midagi, ehk siis ei olnud nii meeletult külm, et kannatas nagu olla küll. Aga jah, seal lahesopis oli ikkagi väga võimas tuul ja mõnus lainetemöll. Siin on näha, kuidas tuukril ka kõrvad täiega lapendavad ja pärast, kui me ära tulime, siis tal oli nägu täiega peenikest liiva täis, et hea oli, et tal kuskile silma see liiv ei olnud läinud, et ma siis üritasin tal näoküljest seda nii palju kui saab ja silmaümbrusest ära pühkida. Et see veel puudus, et tal kuskil mingi silmahäda tekiks, et tal juba ta on niigi juba poolpime, et ei ole veel mingit jama juurde vaja. Tarifa linn mind tegelikult oma hubasusega täielikult üllatas, kuna ma olin kuulnud ainult sellest, et surfajad ja rand ja vanlife ja linnast ma ei teadnud nagu mitte midagi ega ei osanud nagu midagi arvata või selle kohaga seostuski mulle ainult see
rannariba ja kõik see eelpool loetletu. Et linn oli väga, väga mõnus. Tarifa selles rannas, kus ma peatusin 4 päeva, seal tegelikult hooaeg ei ole veel päris alanud. Seal oli mitu hoonete kompleksi, mis siis tundusid olevat nagu söögikohad ja siis oli ka sihuke surfikooli moodi asi seal. Et ma kujutan ette, et niipea kui soojemaks veel läheb või see hooaeg algab, et siis seal on kindlasti möllu ja melu nagu täiega. Et praegu olid seal kohal nii veespordi armastajad, aga samas oli ka selliseid kliimapagulasi, ma arvan, et nagu mina. Et kohe kindlasti kõik ei olnud seal surfamas või ei omanud seda surfivarustust. Et oli lihtsalt puhkajaid ja ilmanautlejaid ka. Ma ikka iga päev jalutasin kõik need vännid niiviisi mööda seda Piki tänavat läbi, et vaadata, et kes on uued ja kes on läinud, äkki on mõni eestlane tekkinud. Ja ühel päeval oligi üks punane kaubik Eesti numbriga. Ja siis selgus, et tegu oli meesterahvaga, kes elab Tarifal juba 15 aastat, et ta elab küll Tarifa linnas, tal on seal oma kodu, aga talle meeldib endale rohkem vännis elada. Ja siis mulle meenus, et Roaldi retkede saates oli minu meelest ka temast lugu, et sellest, kuidas ta tegeleb veespordiga ja elab kaubikus ja on pikalt juba olnud Tarifal, et see oli hästi tore kohtumine. Et ikka, kui eestlasi näed, siis ikka saab öeldud tere ja paar sõna juttu vahetatud, et neid hetki pole sel reisil vist olnudki, sest see vist oli nüüd esimene, kui ma järgi mõtlen. Noh, niiviisi, et kohe näost näkku. Et väga mõnus oli. Tarifa on kindlasti koht, kuhu ma kunagi tahaksin tagasi minna ja just minna mõneks ajaks talve eest pakku. Et seal on sihuke mõnus chill ja rahulik olla. Ja samas on ka turvaline. Et väga, väga hea oli. Praegu madalhooajal seal rannas, kus ma olin 4 päeva, seal ei olnud mitte ühtegi WC-d. Ma ei tea, kas seal suvel midagi on, et arvatavasti vast ikka midagi on. Aga seal inimesed käivad metsas on ka sildid, et oma junnid võid sa sinna jätta, kuna see on väetis, aga paber võtta kaasa ja inimesed tõesti järgivad seda ja metsaalune on puhas, seal ei vedele pabereid, et ainult mõned üksikud. Enamustel muidugi on oma mingid vetsusüsteemid oma sõidukites, kui tegu on kaubikuga, et siis ei olegi nagu vajadust sinna metsa minna, aga näha oli, et ikka päris paljud käivad, aga just see, et tõesti hoitakse puhtust ja et inimestel on selle koha suhtes ja selle võimaluse suhtes seal olla nagu selline respekt. Samas, kui sinna sisse sõita, sinna alale, seal on siis 2 sissesõidu võimalust, siis seal on suured sildid, et kämpida ei tohi. Aga ma arvan, et see kehtib võib-olla kõrghooaja kohta, et äkki madalhooajal on need mängureeglid natuke teised. Igatahes oli super 4 päeva väga toredas seltskonnas. Aitüma, et tulid vaatama, et vaatame, mis edasi saab.